2 kutti? Taavet ja Johannes. Vaatavad telekat, latsutavad hobusega ja loevad piiblit. Ma tean, näevad veits jälle nagu vennad. Johannesele meeldib pitsa. Taavetile meeldib vesi. Nad võiks Peepel rääkida oma elust. Ma arvan, neil ühel on vend ja ühel on õde. Ei, nemad on ise lapsed. Neil on hoopis emme ja issi. Tere! Teid on palju. Tere rahvas! Ja tavaliselt, nagu te olete näinud, siis mina olen siia lavale jõudnud praegusel hetkel ainult selle jaoks, et mingit tossumasina nuppu vajutada. Kui on vaja või? Ma võin... Ei, Norman. Aga nüüd me tulime Holdeniga siia ja saamegi lageda oma lugu. Aga enne... Aitäh. Ei, kahte ei ole vaja, et ma juba tegin selle vea, aga okei. Aga tegelikult ma tahtsin enne ühte asja proovida. Võiks teha nagu nii, vaata, ma olen alati mõelnud, et nagu mina oleks nagu ühel pool ja uks oleks teisel. Teise ekraani peal nagu. Üks on ühe ekraani peal, teise on... Nii, okei. Ja nii. Suht lahe ju. Ja siis nüüd käed, oota, kas me saame... Kuidas? Okei, see on suht lahe. Kui keegi veel ei teinud, siis ma tahaks siukest pilti, vaata. Teeme see näpupuudutus. Äge, aitäh teile. Okei. Nii, aga võime vist nüüd enam-vähem teemasse minna. Ma jään oma ekraani peale. Kuule, aga teeks äkki kiire palve ka enne ja annaks selle aja siis Jumalale üle. Tõesti õige mõte. Siis läheme juba teemasse. Ja Jumal, tänan sind selle võimalusest olla siin. Ja ma tõesti palun, et sina juhiksid praegu meie sõnu, meie mõtteid, meie südameid. Ma palun, et see ei oleks meie, kes siin kõnetavad inimesi, vaid see, mida sina oled teinud ja see, mida sina teed praegu ja mida sa oled tegemas. Ma tõesti palun, et sinu vaim liiguks praegu. Ja et ka meie oleksime sinu poolt hoitud. Ja Jumal, ma tahan tõesti lihtsalt tänada selle võimaluse eest siin jagada ja sinu nime tõesti kõrgeks tõsta ja ma palun, et sina kõnetaksid inimesi ja see, mis me räägime, see tuleks sinult. Palun tõesti õnnista seda aega ja võta see enda kätte ja juhi meid. Amen. No nii. Aga kes mind veel siis ei tunne, ma saan aru, et meil tutvustus oli ära, aga ma siiski paar sõna veel ütleks äkki. Et ma olen siis Holden. Ja ma tulen siis Tartust, Riste kogudusest. Riste poisid siin. Ja ma olen siis üles kasvanud kristlikus peres. Mul on 2 nooremat venda. Aga ütleme ausalt, et Uks ja siin mõned pässid Tartust veel nagu vedavad ka enamus ajast minu pool. Nii et põhimõtteliselt võib nemad ka nagu perelist üle kanda. Aga kindlasti, kui te Tartusse satute, tehke kõned peale. Olete kindlasti minu pool oodatud. Aga Ugot tunnen ma juba nüüd 3 aastat vist. Ja ta on kindlasti, ma arvan, olnud üks olulisemaid inimesi minu elus ja on üks olulisemaid inimesi minu elus. Ja täna me teenime kaasa siis Ristel nii noortetöös kui ka tehnikatiimis vist. Põhimõtteliselt peab Kasparilt seda hiljem järele vaatama, aga jah. Ma olen Hugo, samuti Tartust, Ristelt. Ja teenin kaasa ülistuses ja Holdeniga koos siis noortetöös. Ja hästi lahe. Mul on üpris suur pere, võib-olla et kedagi neist siin näinud. Näiteks, ma ei tea, mingi Taavi tegi raudselt kuskil pahandust, et suht kindel, kes teab, see teab, on ju. Aga jah, Holdeniga teame üksteist 3 aastat, oleme selle aja jooksul palju pulli saanud koos teha.
mingi lauamängudest pingsi ladumiseni ja üldse koos sõpradega chillimiseni. Et ma arvan, et see on olnud ülihea aeg. Aga täna jagame me teile sõprusest ja selle tähendusest. Nii et ma arvan, et Holden võib alustada meie loo rääkimisest. Okei, kui ma mõtlesin nagu tagasi, kust ma Hugot esimest korda nägin, siis see oli 2016 aasta, see oli üks suvelaager. Ja ma mäletan, et nagu, meil oli üks ühine sõber ja tema tegelikult kutsus mind sinna ja ma Hugot üldse nagu ise ei tundnud veel. Ja ma alati mõtlesin, et okei, et ma ei tea, kas ma julgen temaga väga mingit juttu teha, et veits kahtlane, vaata. No teate, nagu tere ja tšau ütled ikka, vaata sõbra ja värki, aga nagu väga rohkem alguses ei julge, vaata. Aga ma mäletan, seal oli üks asi, seal oli nagu siuke mäng tehtud, et kus sa teed tööd, siis sa saad raha. Et see oli suht lahe, geniaalne, aga igal juhul Hugo korraldas seda ja ma mäletan, et ta oli lihtsalt mingi suure rahakohvriga, nagu tema käes oli kõik see raha ja ma ei tee nalja, mingid vennad nagu pesid nõusi ja lõhkusid puid, sest keegi ostis lõunasöögi ära ja sa ei saanud lõunad, kui sa ei teinud raha. Ja siis ma olin nagu, et okei, no nüüd on vist nagu aeg Uksiga veits rääkida või et kuidagi jutu peale saada, et äkki saab seda raha sealt kõrvalt panna. Ma mäletan, see oli siuke esimene stepping stone nagu ja sealt läks edasi. Ja lõpuks skeemintamisel me seal koos igast asju, aga peale seda juhtusimegi kuidagi samas sõpruskonnas hängima, chillima, rääkima. Ja kui ma tuletan meelde, siis selle sama suve lõpul me läksime 3D koguduse võimaluste festivalile. Ja mul tuleb sealt eriliselt meelde üks lugu, kus see oli üks välismaalt jutlustaja, Dave Thomas minu arust. Ja Sven alati kinnitab, siis on õige värk. Ja ühe oma jutluste ajal vaatas ta meie poole ja palvetas meie eest ja ta kutsus meid kõuepoegadeks. Ja ma arvan, et too hetk me päris aru ei saanud, mida see võib nagu tähendada. Me saime julgustatud sellest. Aga me nagu hakkasime mõistma, et võib-olla Jumala ongi suurem plaan või mingi suurem eesmärk meie sõprusele, kui lihtsalt see, et koos pulli teha. Ja. No kui nüüd mina enda poolt seda lugu meenutan, siis minu arust see oli nii, et me nagu istusime ja siis ta nagu lõpetas rääkimist ära, vaatas saalis ringi, vaatas meie poole ja oli nagu, et hei, troublemakers, et get up. Saime aru, et ilmselgelt need oleme meie. No saime kohe aru, et okei, et no ei ole midagi teha, tõuseme üles, vaata, et vend nägi meid läbi, aga jaa, ma arvan, et see oli siuke koht tegelikult, kus Jumal nagu kõnetas ja tõesti nagu näitas või nagu andis teada, et ta näeb meid ja väärtustab meie sõprust ja et tal on selleks suurem plaan tõesti. Aga nagu kõik head asjad ikka, aeg läks edasi, asjad läksid meelest ja pullid läksid edasi ja ma arvan, et kuigi me nagu hakkasime üksteisega rohkem suhtlema ja rohkem läbi käima, siis ma arvan, et me ei olnud võib-olla nagu meie sõprus ei olnud nii üksteist üles ehitav või nagu ma arvan, et me ei olnud ka nii eeskujuks teistele igal pool, kus me olime või mis me tegime. Meil oli nagu lahe koos pulli teha, aga võib-olla ta jäi sellele tasandile. Ja kahjuks kuidagi ei võtnud seda asja nii tõsiselt sel hetkel veel. Aga mäletan seda aega, mis oli vist, aeg läheb minu jaoks tundub hästi pikk ja siis vahest hästi lühike, aga tegelikult see oli alles eelmine aasta umbes, natukene rohkem, kus me kõndisime koos ja me lihtsalt hakkasime mõtlema, et mees, nii lahe oleks, kui me saaks nagu koos lihtsalt teenida. Et nagu, no vist keegi Tartut teab, siis kõndisime üle selle Turu silla. Ja ma mäletan, minu palved olid ka tollel ajal hästi seotud sellega, et see sõprus võiks olla miski suurem, et meie sõprusest tulnud sõbrad, kõik, kes meil on ümber, võiksid ka nagu tulla meiega nagu noortekatele ja nii. Ja ma arvan, et
mida rohkem me nagu ise kasvasime Jumalale lähemale, siis seda rohkem nagu tekkis ka see kirg, et me tahame veel rohkem teda tundma õppida ja tahame ka nagu seda jagada teistele. Ja ma arvan, et meie jaoks nagu koos selle kire välja elamine või see oli hästi äge tegelikult ja see koos tegemine oli nagu kindlasti ka aitas ja oli kergem ja me saime jagada mingeid probleeme, mis meil oli või muresi ja ma mäletan, see oli siuke, kui mina olin veel lifti tiimis ja Hugo veel ei olnud, siis me nagu tihti rääkisime, et mees, et saaks koos teha, oleks nagu täiega lahe, et annaks igast asju teha nagu. Jaa, täiega. Meil lihtsalt siuke unistus, mingi pilt käis, me lihtsalt rääkisime sellest, nagu see on see üks asi, millest sa lähed nagu räntima, oled nagu mees. See sama asi, sa tead, et ta räägid sama juttu, aga sa nii väga tahad seda rääkida. Aga ja kusjuures see unistus tuli teoks. Me hakkasime koos teenima liftimeeskonnas, mida juhib praegu Kadi Tingas. Ja kuigi alguses meid seal palju ei olnud, siis mida aeg edasi me nägime Jumala õnnistust sellest, kuidas meie enda sõbrad tulid sinna ja kuidas minule just hästi nagu, kõlab imelikult, aga üllatusena. See oli koht, kus mina kasvasin kõige rohkem koos teenides ja tegelikult piiblit tundma õppides. Ja ma arvan, et tegelikult oli hästi lahe, nagu kui me hakkasime mõtlema, et millest me räägime ja vaatasime tagasi, siis nagu see teekond oli seiklus, aga tegelikult nagu on nii lahe näha, et Jumal oli nagu alati olnud seal ja meid nagu kasvatanud ja meid tegelikult millegiks nagu ka ette valmistanud. Jah, see oli hea. Sujuv üleminek, transition, kaamera 2 ja nüüd me mõtlesime, et me küll räägime oma lugu ja see on ka tunnistuslik, aga me tahaksime anda mingid asjad, mille meie oleme õppinud sellel teekonnal kõikidest nendest naitsimistest, teenimistest kui ka nutmiseni. Ja, nii et kui te siiamaani nagu võib-olla olete mingi outsooninud kuhugi ära või ei ole väga kuulanud, siis me proovime paar pointi ka lõpuks tuua, et nüüd võite nagu kuulama hakata. Aga vaatame. Ma arvan, et me olemegi nagu täna siin ka tegelikult rääkinud palju radikaalsest armastamisest ja see, kuidas me peaksime ka armastama neid, kes võib-olla ei ole meie sõbrad ja ei ole meie ümber ja keda ei ole nii lihtne armastada. Ja Jeesus räägib ka mäejutluses sellest, kuidas tegelikult me ei peaks armastama ainult oma sõpru, vaid ka tõesti vaenlasi ja neid outsidereid. Valetama nende eest. Aga ma arvan, et Jeesus ei räägi siin sellest, et me ei peaks oma sõpru armastama, vaid see, et me armastame oma sõpru ja neid meie inimesi, meid vendi, õdesi Kristuses, see on nagu loomulik. See peaks olema see baas, mis meil on, sest kui meil on raske ja me ei suuda armastada neid inimesi, kes on meie lähedal ja oma sõpru, siis nagu ma ei näe väga, et me saame minna välja ja armastada neid, keda võib-olla ei ole nii kerge armastada. Ja, samuti Jeesus on öelnud, et sellest, kuidas me üksteist armastame, tuntakse ära, et me oleme tema järgijad, tema lapsed. Ja samuti ta sulle ütleb mäejutluses, et mis tasu me ootame selle eest, kui me armastame ainult enda sõpru, lähedusi ja perekonda. Ka tõlnerid ja variserid teevad seda, et paganad ja kõik, et see on nii loomulik, et kui me ei suuda seda korras hoida, kuidas me saame minna oma vaenlasest palvetada ja teda armastada. Järgmise võtta. Ja samuti piiblis ütleb tegelikult, et sellest, kuidas me üksteist armastame, sellest tuntakse meid ära. Ja ma arvan, et see ongi nagu väga oluline, see on see, kust võib-olla alustada. Ja ma arvan, et sõprused ja meie inimesed ja meie vennad Kristuses, see on nagu ülimalt hea koht, kus tõesti õppida inimesi armastama ja praktiseerida seda armastamist, sest me teame, et see alati ei ole nii lihtne ja vahepeal sa tõesti mõtled head teha, aga kukub ikka välja nii nagu vahest läheb.
just nii, Jeesus saatis ka apostleid koos välja, me tahame minna koos välja. Mida me oleme õppinud see, et kui me läheme koos välja, siis koos teenimine kasvatab. Ja see kasvatab palju. Ma arvan, et öeldakse, et kui te olete sõbrad, siis te muutute üksteise sarnaseks. Ma arvan, et kui te olete sõbrad ja pühendate selle sõpruse Jumalale, siis te muutute koos Jumala sarnaseks ja ma tõesti julgustan teid seda tegema. Samuti Kadi rääkis meiega enne, et peaksime natukene rääkima sellest, kuidas võib-olla meie sõprus on nagu tavalisest teistsugune, ühiskonnast erinev. Ja ma arvan, et see tegelikult ongi. Ma arvan, et ühe normaalse Eesti mehe jaoks ei ole lihtne minna ja kallistada oma sõpra või palvetada temaga või reaalselt nutta temaga koos. Aga ma arvan, et selle jaoks, et armastada reaalselt oma lähedasi ja tunda ennast armastatud, saada täidetud, et selle jaoks, et minna välja, me peame olema avatud. Me peame teadma, mis meie eludes toimub. Et kui me kukume, siis tõstavad meid üles ja toovad meid tagasi. Ma arvan, et see on Jumala armastus. Ja ma ei tea, võib-olla see on ka nagu veits rohkem kuttide teema, et nagu sa tihti nagu teed lihtsalt pulli ja vaata, sa ei hakka nagu rääkima teisele, et mis kõik on halvasti ja mis sul sees toimub ja värki. Aga ma arvan, et nagu tegelikult me oma sõpradega võiks olla nagu läbipaistvad ja teha ennast haavatavaks. Ja ma arvan, et selle läbi me saame kasvada ja tõesti õppida teisi armastama. Ja. Aga ma arvan, et meie poolt on see kõik. Aitäh teile. Ma loodan, et vaim kõnetas teid, et te saite puudutatud. Aitäh teile kõigile. Kuulge, üks mõjuvõimas lugu sai alguse tegelikult sellest, et enda noormeeste südames oli igatsus, et sõprus võiks olla midagi enamat kui lihtsalt sõprus. Ma arvan, et see on ka see koht, kus meie tegelikult võime palves hoida enda sõprussuhteid ja lihtsalt olla ka võib-olla accountable selle eest, et need oleksid täisväärtuslikud, et me räägiks piisavalt palju olulist juttu ja võib-olla teeks vähem nalja. Ma arvan, et see on ka oluline asi, millele tähelepanu pöörata. Aga järgmised inimesed, kes siia lavale tulevad, on naised ja need on ühed naised, kes on minu elus kõnelenud ausat juttu ja armastust ja ma võin öelda, et nad on minu jaoks olnud eeskujud ja kohe näete, kes nad on. Ühel on heledad juuksed ja ühel on natuke pruunid juuksed. Sa kleiti sellikoid pükse. Kleite. Ma arvan, et nad on sõbrannad. Jana, Kriisete. Ma arvan, et nad käivad tihti ujumas. Mis sa arvad, mis võiksid nende hobid olla? Tantsimine. Facebookis olla. Äkki näitlemisega. Vabas looduses. Sünnipäevade korraldajatena. Oota, mul on palavis. Joo. No nii, tere Peepe rahvas appi. Meil on mega hea meel teid nüüd siin meie armsas Viljandis näha ja tõesti Viljand on meie jaoks mega eriline. Ja kohe räägime ka miks. Mina olen siis Helerin, 22-aastane. Ma olen pärit Raplast, käin 3D koguduses. Ja ma olen juba 3 aastat siin samas Viljandis elanud, sest käin Viljandi Kultuuriakadeemias ja õpin valguskujunduse erialal. Sinu mikker ei tööta. Mina olen Raili, mu mikker ei töötanud, aga võtsin selle teise. Mina olen samamoodi 3 aastat elanud nüüd Viljandis ja õppinud ka Kultuuriakadeemias muusikat. Ja sellepärast ma siia Viljandisse tulingi. Vot. Aga miks me siin laval oleme? Meil paluti rääkida üks lugu oma elust
ja miks me siin koos oleme, on sellepärast, et eelmine aasta me oleme aasta aega koos elanud ühes korteris ja peale meie elas seal korteris veel Kirsika ja Hele-Liis. Nii et meil oli tore tüdrukute kamp koos. Vot, ma alustaks ühe looga enda elust, mis siin Viljandis aset leidis ja mõtlesin, et see on teile julgustuseks ka. Kui mina tulin ülikooli, paljudel inimestel juhtub ülikoolis see, et sa oled uues keskkonnas, sa ei ole enam enda koguduse keskel, enda sõprade keskel ja sul tekivad kursusekaaslased ja uued sõbrad ja selle asja käigus usk võib laguneda. Ja et see ei juhtuks, me otsustasime Kirsikaga koos elada. Ja me olime enne sõbrannad ka, nii et see oli tore ja natuke turvalisem ja midagi tuttavat. Ja et see kooli algus läheks hästi ja mul tulidki need kursakaaslased ja igasugused huvitavad vestlused. Kui saadi teada, et ma olen kristlane, siis räägiti igast huvitavaid jutte. Ja mitte halvasti, siin Viljandis on inimesed suhteliselt avatud, aga ma kuulsin lugusid sellest, kuidas keegi oli teinud mingeid aineid ja saanud mingi väga hullu ilmutuse ja kogemuse sellest, mis tõde on ja kuidas maailmas asjad päriselt käivad. Ja ma nägin, et inimesed ei leia kogudusest seda, mida nad otsivad mingit hästi reaalset kogemust ja sihukest ilmutust ja nad ei ole seda leidnud. Ja siis kuidagi minu usk kogudusse langes kokku. Varises. See oli hästi raske minu jaoks, sest et ma olin aastaid kirikus käinud ja ma tundsin, et see oli üks kohutav koht, kus olla. Ja ma ei usaldanud koguduse inimesi natukene enam või kogudust lihtsalt kui seda institutsiooni. Aga samas mu usk Jumalasse püsis ja ma teadsin, et ta on hea. Ma lihtsalt ei saanud aru, mis värk selle kogudusega on ja kuidas ma seda peaksin armastama, kui inimesed ei leia sealt seda armastust ja nii paljud on pettunud ja katkised koguduse pärast. Aga ma teadsin, et Jumal on hea ja ma olin näinud imesid ja ma ei saanud lõpetada uskumast Jumalasse ja tema headusesse. Ja me Kirsikaga tundsime, et me peaksime alustama enda kodus palvus hommikusööke. Ja see tundus nii totakas idee mulle, sest et ma ei tahtnud ennast isegi kristlaseks kutsuda. Aga siis, kuna me saime, ikkagi see mõte jäi püsima ja ma sain täiesti tasuta isa kaudu mingi 10 kilo kaerahelbeid ja me saime täiesti tasuta hästi hea pudrupoti, siukse paksu põhjaga, mis ei kõrveta põhja. Siis see oli meile suureks julgustuseks ja kinnituseks, et me peame seda tegema. Ja siis me hakkasimegi korraldama neid palvus hommikusööke ja tegime neid mõnda aega. Seal ei olnud alati väga palju inimesi. Mõnikord olime lihtsalt kahekesi. Sõime seda putru ja palvetasime ja mõnikord, isegi ükskord olin ma üksi vist. Aga ja mõnikord oli lihtsalt üks inimene meiega. Ja siis oli sihuke tunne, et miks seda teha, see ei muuda midagi, aga samas ma teadsin, et sellest on vaja kinni hoida ja tulla Jumala ette ja samas jagada neid asju, mis Jumal on inimeste elus teinud või mis nad on piiblist avastanud. Lihtsalt väikene arutelu hetk. Vot. Ja me tegime seda minu arust kooli hooaja lõpuni. Neljapäeva hommikuti tavaliselt. Ja siis lihtsalt suvi tuli peale, siis enam ei olnud inimesi väga Viljandis, siis me ei teinud neid. Aga siis alles hiljem, tükk aega hiljem ma kuulsin, siin Viljandis elas tol hetkel üks poiss nimega Tšova, kes on täna siin ka. Tšova, tõuse püsti. See on üks päris inimene. Ja tema ütles mulle, et tänu nendele hädistele palvus hommikusöökidele, minu arust hädistele,
tänu sellele tema jäi enda usus püsima, kus oli kõik väga habras ja ta ei leidnud eriti mõttekaaslasi või kellega koos palvetada niiviisi ja rääkida asjadest. Nii et jah, tahtsin julgustada, et sihuke väike vastutuse võtmine ja stabiilsus, isegi kui see muudab ainult ühte elu, siis see on nii hinnaline, sest et Joba täna teenib Toompea koguduses ja minu arust on väga paljudele teistele noortele julgustuseks, nii et jah, see ei ole minu edulugu. See on see, mida Jumal on saanud teha läbi minu nõrkuse. Ja Elerin räägib nüüd teile ühe enda tunnistuse. Ja, no ma ei saanud nendest palvusommikutest osa kahjuks, sest siis me veel ei olnud tuttavad. Aga minu lugu Viljandiga on ka väga isiklik ja eriline. Ja see algas juba siis, kui ma tulin Viljandisse ja kohe pani Jumal väga palju inimesi mu südamele, kes olid mu kursusekaaslased või lihtsalt koolikaaslased. Ja kui meie süda on Jumalaga, siis ta alati paneb meile inimesi südamele. Ja siis me elasin tollel ajal Helelis Tammega koos ja siis me mõtlesime, et nagu tahaks mingit osadusgruppi või mingit nagu lauamänguõhtut või midagi korraldada, kuhu inimesi kutsuda, oma neid kursakaaslasi ja inimesi, et nagu kuidagi saada neile rääkida Jeesusest ja kuidagi olla neile olemas. Aga esimene aasta me kuidagi ei osanud seda teha, sest lihtsalt oli vaja natukene ülikooli sisse elada ise ka ja kõik oli nii uus enda ümber. Aga ülikooli aasta siis pärast esimest aastat suvel ma kohtusin 3D koguduses ühe poisi Ruubeniga, kes siis ma sain teada, et ta tuleb sügisel Viljandisse õppima. Ja siis ma kohe mõtlesin, et okei, äkki ta oleks nõus minuga 3D kogukonda juhtima Viljandis. Ja kes ei tea, siis kogukonnad on sellised väiksed inimgrupid, kes käivad koos inimeste elutubades, uurivad Jeesuse sõna, õpivad talle tundma, palvetavad koos, söövad koos, sihuke lahe grupp. Aga ma teadsin, et kui kogukond peaks algama Viljandis, siis ma tahtsin, et see oleks täielikult Jumala tahe ja et see ei oleks lihtsalt ainult minu algatus, et mina hakkan midagi suruma läbi. Ja sellepärast ma ei tahtnud Ruubenile ise sellest midagi rääkida, vaid ma palvetasin, et Jumal, kui see on sinu tahe, siis ma palun, et Ruuben ise võtaks minuga ühendust ja ütleks, et me alustaksime kogukonda. Ja siis natuke mõne aja möödudes ta kirjutaski mulle, et kuule, võiks ju mingit kodugruppi alustada Viljandis koos. Ja siis ma olin mingi okei, normaalne. See oli nii konkreetne palve vastus minu jaoks, et ma ei saanud sellest mööda vaadata. Ja ma olin, et no siis ei jäägi muud üle, kui me peame kogukonda alustama. Ja siis nüüd siiani käibki 2 aastat juba Viljandis kogukond koos. Ja me oleme näinud täiega, kuidas Jumal on hoidnud seda ja ma olen näinud läbi selle, miks ma Viljandisse üldse pidin tulema. Ja näiteks me oleme näinud oma kooliaja puhul, kuidas kogukond on tema elust nii palju rolli mänginud ja kuidas kogukonnas käimine on tema südant nii palju muutnud ja see on ikka veel protsessis, aga isegi kui ainult tema elu saab muudetud läbi selle, siis kogu see kogukonna teema on nii palju väärt olnud seda. Aga me oleme näinud juba nii palju rohkem inimesi, kes on muutunud läbi selle ja me ise oleme nii palju täidetud saanud sellest. Nii et see on üliäge olnud, aga miks me just neid lugusid jagame, ongi see, et läbi nende lugude meie oleme mõistnud, et Jumal tahab meid kasutada just seal, kus me oleme. Ehk siis ma tahaks teile öelda, et teeniksite seal, kus te olete ja mitte seal, kus te ei ole, sest minu jaoks Viljandis tuleki olnud ka just kõige loogilisem otsus, sest enamus minu sõpru on Tallinnas ja seega Jumal ei kutsu alati meid mugavatesse kohtadesse ja vahepeal on ahvatlus täiega teenida kuskil, kus on palju ägedaid inimesi, kus juba Jumal teeb asju, kus sa näed, et Jumal töötab. Sinna on väga hea oma jalg sisse panna, aga kui Jumal paneb teile südamele midagi muud, mis on hirmutavam ja te ei tea, kuidas sellest läbi minna või kuidas seda alustada, siis
ma lihtsalt julgustan teid, et tehke see samm ja võtke see vastutus, et oma kogukonda armastada, kes teie ümber on neid inimesi, sest nii kui teie astute selle sammu, siis Jumal tuleb nii palju vastu ja varustab teid. Ja üks asi, mis ma olen veel Viljandis aru saanud, tahan teile ruttu jagada sellest, on see, et ükskord kõndisin Viljandi peal ja olin mingi, et pekki. Nagu universumi looja on mulle andnud selle võimaluse, et siin Viljandis olla ja teenida neid inimesi ja panustada nendesse inimestesse. Ja kui mina ütlen ei sellele kutsele, siis ta leiab ilmselt, kuna ta on kõik võimas, siis ta leiab kellegi teise, kes võtab selle vastutuse ja teeb selle töö ära. Aga see on nii suur privileeg ja nii suur võimalus minul võtta see vastutus ja teha midagi ja sellest saab minu lugu Jumalaga, mida rääkida ja millest jagada ja mis võiks mind üles ehitada. Nii et lihtsalt ärge laske neid võimalusi ära käest, kui Jumal teid kutsub. Üks asi, mida mina Elerinilt olen õppinud, ongi sihuke rahulik, vaikne sõnakuulelikkus ja tasadus selle keskel. Ja ta on lihtsalt võtnud vastutust ja radikaalselt. Et Jumalale kuulekas olemine alati tasub end ära, nagu Märt Vähi täna rääkis. Sellel on hind, aga see tasub ennast ära. Seda on raske teha, aga see tasub ära. Eriti raske on seda teha näiteks, kui sa näed sotsiaalmeedias, mida su sõbrad teevad. Pidu käib seal Tallinnas kogu aeg ja meil on siin sihuke vaikne, siis on keeruline. Aga suureks abiks on meile olnud see, et me otsustasime koos elada. Sellepärast, et iga päev, kui me tuleme koju, siis me teame, et me saame kokku mõne inimesega, kellega koos rääkida päeva jooksul toimunust. Mugav oleks elada eraldi korterites ja oma tuba, oma luba, keegi jätab midagi ripakile ja kõik saab teha täpselt nii, nagu sa tahad, aga selle aja keskel me oleme õppinud täiega sihukest karmi armastust selles mõttes, et mis on päris inimestega koos elada ja samas kuidas hoolida üksteisest. Jah, see on olnud tohutult julgustav aeg, sellepärast, et meil on olnud kodu, kuhu minna, kui meil on olnud mure, siis meil on inimesed, kellega koos palvetada. See on iga päev nagu piiblipäevad, et see aeg siin ei ole minu jaoks enam nii eriline, sest et mul on kodus olnud kogu aeg oma punt kristlasi koos. Ja me oleme saanud juba nii palju kilomeetreid palves koos maha käia. Et need on sõbrad, kellega koos oma muredes sa ei pea kellegist klatšima, vaid te lähete koos ja palvetate nende inimeste eest, kes on sulle haiget teinud. Või kui on mingisugune kooli asi, mis on hullult raske või mõni õppejõud, siuksed asjad, millele sa ei oska näha lahendust, siis need on nii hea koos palves Jumala ette viia. Ja niiviisi üksteisele toeks olla, nii et kui siin on tüdrukuid, kes on just ülikooli minemas järgmisel aastal või on läinud, siis otsige üles need, kellega küünelakid ühte karpi panna ja poisid. Me tegime seda päriselt. Poisid, kellega koos omavahel elada ja üksteist julgustada ja ma ei tea, mida poisid teevad. Haisevad. Nii et ärge jääge üksi. See on see, mis me tahame, et teile meelde jääks ja olge tasaselt ustavad ja hoidke kokku koguduse inimestega, sest meie Eleriniga oleme ülierinevad. Mina olen sihuke
linnatüdruk, kes on nagu seesmiselt maakas. Aga Elerin on hoopis vastupidi, tema on sihuke Rapla tüdruk, kes on tegelikult sihuke linna tšikk. Ja me oleme hästi erinevad alguses, ülikooli alguses me ei suhelnudki, sest et mulle tundus, et me ei ole üldse sama stiili ja siis ma sihuke eelarvamuste asi tänu Jumalale, et ma sain võitu sellest. Nii et, ja hashtag tänu Jumalale. Nii et saage võitu, sest et tegelikult kristlastega, isegi kui meil on täiesti erinev stiil, meil on nii palju ühist. Ja see on väärtuslik asi, mida kasvatada. Aitäh teile. Ma loodan, et te saate mingid asjad siit kaasa võtta ja jätke need meelde. Teeme kohe ühe asja selgeks. Rapla on ka linn tegelikult. Aga ma räägin, need naised mulle meeldivad veel paljud teised naised, aga siit kohalt ma tüdrukutele, ma just tunnengi, et tahan kindlasti öelda seda, et vaadake, keda te enda ümber nagu võtate, kellele saaks üles vaadata reaalselt. Need sõprused on need, mis üles ehitavad, mis elus juhivad, need, mis otsuseid me langetame, need on ka paljuski mõjutatavad. Ja näiteks minu jaoks oli mingi hetk, oli piibel lihtsalt nii kuiv. Ma lihtsalt teadsin, et kuskil on jälle see vanamehe lugu, kuskil sai keegi terveks. Lahe. Aga nagu ma ei mõistnud, et mis see piibel tegelikult nagu ikkagi on. Ja näiteks see, kuidas Raili ja Elerin täpselt samamoodi olid ustavad ja olid püsivad, see tegelikult mind mingitel hetkedel julgustas. Ja kui oligi raske, siis me tegime õhtupalluseid mõned korrad läbi FaceTime'i. Istusime vannitoas põrandal ja palvetasime koos. Et ma arvan, et need on need asjad nagu kuttidel ka, et kui sa veedad koos palves aega ja võitled üksteise eludes mingite teemadega, siis see on asi, mida ei taha missida. Aga järgmine kõneleja on mees. Ta on tavaline Eesti keskklassi mees. Tal ei ole keskklassi meeresut. Mõtlen, mis tal on. Tal on suured säärelihased, aga tal on veel suurem süda. Ja tegelikult ma tean, et ta südames tahaks olla ülistusjuht. Kohe näete, kes on. See on musta praegu, mis ma pole vist kunagi näinud sellist. Ma arvan, et ta töötab kuusepoes. Talvel talle meeldib jõule tähistada. Talle meeldib nimes möllata. Tal on 4 poega. Ma arvan, et ta reisib takso või bussiga. Tal meeldib ratsutada. Jah. Nii, aitäh eelmistele. Võimas, oleks mina sellises vanuses siukene olnud, ma oleks nii uhke enda üle olnud. Aga mul on hea meel, ma ei väga jaise, kuigi võiksin. Kuulge, mis juhtuks siis, kui sina ka kuulad Jumala häält, nagu need noored just seda tegid? Nad on kuulnud Jumala häält, nad isegi pole väga motiveeritud alguses olnud. Aga kui nad on kuulnud Jumala häält, siis nad on tegutsenud, nad on otsustanud midagi teha. Nad on otsustanud pühenduda oma sõprusele või otsustanud pühenduda Viljandi noortele. Mis juhtub sinu südames, kui sina otsustad? Ma ei tea, kui palju sina unistad, mina unistan tihti õhtuti voodis, sest mu naine väga palju ei luba mul telefoni voodi kõrvale võtta. Siis mul jää muud üle, kui ta magab juba, siis ma hakkan unistama. Üks minu põhiline unistus on see, et ma unistan, et Eestimaa saaks päästetud. Ma päriselt ka unistan nii tihti sellest. Mulle meeldib mõelda inimesi, kes oleksid, ma mõtlen oma sõpradele, kes on niisugune hea südamlik sõber, kes ei tunne Jeesust. Ma unistan, et tema võiks olla nagu Sven Joonatan ühel päeval. Ma mõtlen mõnele oma pätist sõbrale, mõtlen, et tema võiks olla nagu Veiko kunagi. Või kui ma mõtlen mõnele sõbrale, kellel on juuksed õred, siis mõtlen, et temast saab kunagi Pööma. Või selline natuke aktsendiga vene poiss või mõngi muu poiss, ma mõtlen, et temast võiks saada Märt Vähi. Siuksed on minu unistused. Ja tead, Jumal on andnud mulle ühe sellise väikse naljaka anni, mu naine naerab alati, aga kui ma vaatan noori, siis ma näen nendes ühte oma last. Mul on õnneks lapsed eri värvi silmadega, eri värvi juustega, nii et igas ühes on natukene minu last.
ja sellepärast on mul hästi lihtne inimesi armastada, siis ma näen kohe temas kas Matildat või temas Helmit või temas Albertit või temas Samueli, sest seal on midagi sarnasust ja see aitab meil inimesi rohkem armastada. Ma tahan, et sa unistaksid sama, sest Jeesus unistab sellest, ma tean. Sellepärast, et Jeesus saaks muuta Eestimaa ühe hetkega kristlasteks. Usute seda? Tegelikult saaks. Kui ta saab Loti naise teha soolasambaks või Joona ajada vaala kõhtu 3 päevaks või Laatsuruse surnust äratada, ta saaks kõike teha. Ta saaks muuta. Aga ta ei tee seda, sest ta tahab kasutada sind ja mind. Ja ta tahab, et inimesed päriselt armastaksid, mitte ei muudeta armastajateks. Üks salm, mida ma hästi palju loen, sest mu töö nõuab seda, aga Matteuse 28, kus Jeesus kutsub 11 jüngrit, 12. mäletate reetis, 11 jüngrit on mäe otsas, Jeesus hakkab taevasse minema, ütleb neile, minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Ta annabki selle käsu neile ja samamoodi meie ütleme, et ta andis selle käsu meile. Ja ta ütleb neile, õpetades neid pidama, nii nagu mina olen seda teinud. Ehk siis vaadake, kuidas ma tegin, samamoodi tehke teie. Kuidas Jeesus tegi. Ja ta annab hästi lihtsa valemi tegelikult oma eluga meile. Ja teate, ta ei teinud väga palju. Seepärast ütleski, et teie teete rohkem. Seal mäe otsas oli ainult 11 jüngrit. Okei, inimesi oli rohkem, kelle elu ta puudutas. Aga seal mäe otsas oli 11 ainult. Ja teate, kus ta need 11 leidis? Kes on sinu need järgmised 11 inimest võib-olla 1 alles? Johannes 1. Johannese raamatu 1. peatükk, seda ei tule siia. Ma ei loe seda ette. Ma jutustan teile loo, sest täna hommikul pidime kuulama lugusid. Ja see on üks lugu, kuidas Jeesus leiab oma sõbrad, kellele rääkida kuningriigist. Ja see juhtub selliselt, Jeesuse sugulane Johannese ema ja Jeesuse ema on samal ajal rasedad. Ja kui Johannes sünnib ja Jeesus sünnib, siis nad on tegelikult sugulased. Ja kui Jeesus alustab oma teenimistööd, siis ta läheb oma sugulase Johannese juurde. Ja Johannesel on juba jüngrid. Ja Johannes ütleb Jeesuse peale vaadates, see on issanda tall. Ja 2 Johannese jüngrit lähevad Jeesusega kaasa. Ja lähevad Jeesusega kaasa ja Jeesus leiab nüüd esimesed 2 jüngrit. Ja ta küsib nende käest kõigepealt, mida ta küsib? Mida te tahate? Ja nad lähevad temaga kaasa ja nad veedavad terve öö koos ja räägivad. Ja üks nendest jüngritest on Andreas. Mis Andreas järgmine päev teeb? Ta läheb oma venna juurde. Venna nimi on Simeon. Ütleb Simeon, me leidsime Messia. Simeon tuleb, Andreas tuleb, nad veedavad Jeesusega aega. Mis Simeon ja Andreas teevad? Nad räägivad oma külapoistest ja äripartneritest. Ja üks nendest on Filippus, üks nende sõber. Samast külast, sama businessi peal, kalamees. Ja Filippus saab olema Jeesuse jünger. Ja mis Filippus teeb? Filippus viib ta kokku oma teise sõbraga, kes ei ela Viljandis, elab teises linnas. Naatanael. Ja Naatanael on skeptiline poiss, täpselt nagu enamus Eesti kutid. Ja siis päriselt, mis sealt tuleb? Mitte midagi ei tule Natsaretist. Ja siis kui Jeesus taga puudutab, siis ta muutub, elu muutub, sina oled Messias, saab päästa. Täpselt nii nagu iga Eesti poiss teeb. Algul ütleb, mida märki Jeesus nalja teeda. Kui Jeesus muudab, siis ta tahab saada kohe Sven Jonataniks. Tegelikult see ongi nii ilus, me ei pea kartma neid Naatanaele. Aga kui me nende juurde läheme, Jeesus toome nendeni, siis see muutub. Nägite, mis Jeesus tegi väga naturaalselt. Ühe sugulase juurde, tema andis oma jüngrid. Üks jünger läks venna juurde, vend läks külakaaslase juurde ja külakaaslane viis oma sõbra juurde. See läheb järjest niimoodi. Samamoodi, siis hakkabki juhtuma, kui jüngreid teevad jüngreid. Sellepärast Jeesus tahabki, et sina räägiksid ja näitaksid Jeesust välja oma sõbrale, oma perekonnas, oma klassivennale. Või kui sa lähed külla teise külasse, siis seal ühele sõbrale. Ja siis hakkab juhtuma nii palju. Sarnased asjad juhtuvad praegu ka. Helise lugu eile oli lihtsalt... Ma ei saanud õhtul magama jääda, ma ikka veel mõtlesin sellest, kus ta lihtsalt põleb Jumalale ja ümberringi kõik saavad päästetud. Mul natuke niisugune tunne oli nagu. Kõige vaiksem inimene siin saalis vist, kui lihtsalt põleb. Ja siis muidu ema sai päästetud, õde vend on ka siin päästetud. Isa kuulad, aga sa saad kohe päästetud. Umbes niimoodi. Ja siis ma lähen sinna laulusaatesse ja siis sealt tüdrukud saab päästetud. Ühesõnaga nagu
nii ilus, umbes niisugune lugu. Ma ei tunne teda nii lähedalt, aga mulle kõrvalt seisest tundub niimoodi, et täiesti lõpp, kui ilus. Samad asjad juhtuvad sinu elus. Ma räägin ühe loo. 2 minutit sõna. Alex Koval, üks pastor, 1958 aastal läheb pühapäeval kirikusse ja kõneleb jutluse põrgust. Lihtne jutus põrgust. Tihtipeale me ei kuule jutlusid põrgust. Aga ta ei tea, et see samas saalis on üks 8-aastane poiss. Tema pilt tuleb siia ka. See 8-aastane poiss, kes siin pildi peal on Billy Grahamis üles. Aga seal ta kuuleb seda jutlust põrgust ja ta läheb koju ja seal on palju külalisi seda kodusid, hakkab nutma oma toas ja ema jookseb ta tuppa, küsib, mis viga on, ta ütleb, ma kardan põrgut. Ja ma palvetavad koos ja see poiss annab oma elu Jeesusele. See poiss kasvab, selle poisi nimi on William ja see poiss William kasvab ja tema saab lõpuks pastor. Ja see pastor teeb palju asju, aga üks asi on see, et ta saab eestlastega sõbraks. Siis ta tuleb Eestisse 2003 aastat ja tal on siin üks parim sõber ja selle parima sõbra tütar on käinud nende juures külas ja selle parima sõbra tütrel on üks boyfriend, kelle nimi on Kuldar, kes on natukene jobu, kes on siuke, tegelikult nad tulid siia öelda talle, et kuule, lõpeta ära selle tüdrukuga käimine. Aga see sama William, kes 8-aastane, kes nüüd on vanaks meheks saanud, räägib talle Jeesusest ja näitab talle Jeesust välja. Ja see Kuldar võtab Jeesuse vastu. Ja Kuldar läheb läbi kõigest. Lõpuks ta abielub selle girlfriendiga. Ja see Kuldar elab oma elu ja tema elus on igas sõpru vanast elust, uuest elust, aga üks sõber on seal, kes on juba lastekodu poisina nende peres alati olnud, sest Kuldari vanemad hoolitsesid ta eest. Nüüd Kuldar on saanud kristlaseks ja see Ago on tema autos ja me sõidame koos ja me oleme teinud igast rumalaid asju koos, aga selle päeva ma otsustasin, ma tahan rääkida talle Jeesusest. Ja seal samas autos Ago võtab Jeesuse vastu. Ja Ago elab teises linnas nagu Naatanael, aga Kuldar ja tema perekond kolivad aasta pärast samasse linna Tartusse ja Ago tuleb koos oma perega nende gruppi ja Ago hakkab hullult kasvama palju paremaks kui Kuldar. Ja Ago saab olema üks lastetöö ja noortetöö tegija seal Riste koguduses. Ja Ago räägib oma piiblitunnis Jeesusest ja Jakob kuuleb sellest ja Jakob saab päästetud. Ja Jakob teeb intervjuu Agoga seal kogudes eest ja pärast seda nad lähevad koos basseini ja Ago ristib Jakobi. Ja Jakob on kasvanud suureks mees. Täna hommikul ma rääkisin Holdeniga Jakobist. Teda ei ole vist täna siin. Aga ma tean, et Jakob saab samamoodi vilja kandma nagu sama Alex Koval 58. aastal oma veits kehva jutlusega. Just sellised asjad hakkavad juhtuma sinu elus ka, kui sa lihtsalt kuulad ja otsustad jagada Jeesusest. Kuulad ja otsustad jagada. Ja mõtle, kui palju neid inimesi võib tulla. Kui jüngrid otsustavad teha jüngreid, siis see läheb mitte liites, vaid paljunedes. Mul ei ole väga palju rohkem aega, aga tahtsin näidata paar videot teile ka. Esimene video, lihtsalt vaatame korraks, kuidas jüngrite arv kasvas üldse. Vaatame, esimene video on 0 aastal kuni 100 aastani. Siin ei ole väga palju näha seda 3 eri ekraanil, aga ühesõnaga 0 aastal väga palju ei muutunud, sest Jeesus tegi seda ju ainult nii vähestega. Aga 100 aastaks oli juba seda kasvanud päris suureks. Vaatame, mis 100 kuni 200 juhtus. Ja seda ei ole ka väga palju näha. Paneme hoopis 3. video, siis näeme ära, kuidas Kristus on kasvanud 0 aastast kuni 2015. aastani. See veits vana video.
ei saa päris 100% tõsiselt seda võtta, sest Kristus ei ole iga inimeseni veel jõudnud, aga siin on kuidagi näha, et peaaegu kõik on juba kuulnud. Aga umbes niimoodi see liikumine läinud, kui inimesed otsustavad jagada Jeesusest. Jah, siin vahepeal olid ristisõjad ka, kus lubati maid ja asju, kui sa hakkad kristlaseks. Aga enam ei ole seda. Nüüd me saame päriselt pakkuda seda, mis Jeesus teeb. Nii et ma julgustan sind. Kuula, mis täna Jeesus ütleb sulle. Mis on see, kuidas sa saad jagada Jeesusest. Lihtsal viisil. Mitte massidega alati, vaid ainult ühe sõbraga võib-olla. Usaldame teda. Jeesus, aitäh nende inimeste eest, kes on täna siin ees käinud. Jeesus, sa oled igat ühte puudutanud ja nende läbi inimesi, keda nad isegi ei oleks uskunud, et saab puudutatud. Nagu näiteks Joba. Jeesus, aitäh, et sinu vägi ja sinu mõistmine on nii palju suurem ja kuidagi üle meie mõistus, et me ei saa sellest aru. Ometi sa annad meile väiksed, lihtsad vahendid, sest sa tahab meid kaasata. Ja Jeesus, ma palvetan, et need inimesed, kes siin ruumis on praegu, saaks täis ühte väge ja täis lihtsaid sõnu. Ja nad oskaksid selgesti jagada sellest, mida sa oled teinud ja mida sa tahad teha. Isand, usaldame ennast sinu kätte. Me palvetame Eestimaa pärast, et see saaks muudetud. Meie linn, meie perekond, meie maa saaks muudetud. Jeesuse nimel. Amen.